Tere, kaunid naised, käisin ringi, vaatasin, no on ikka palju ilusaid inimesi küll. Minu arust on väga tore, kui tehakse õhtu, kus naine saab ennast natuke sättida ja sõbranna kaasa võtta, väike drink ja siin ma nüüd olen Anud kuulates. Kui see kollageen on nüüd sees ja nägu on sile, siis tõesti neid intervjuusid elus ju tuleb ette. Ma tahtsin alustuseks küsida, tõstke käed, kes on andnud elus intervjuud. Aha. Ja tõstke käed need, kes on teinud kellegiga intervjuud. No siin on neid ka. Ma olen nagu üks selline inimene, kes on tegelikult ju mõlemal pool kaamerat olnud. Nii et tegelikult nõuandeid ju on enda pealt ka. Aga täna, kui ma siia tulin, siis ma mõtlesin, et mida siis tegelikult minusugune inimene, kes on teinud 16 erinevat teleseriaali, juhtinud suuri gaalasid, töötanud suure ajakirja peatoimetajana, täna on hoopiski kaamera taga õhtusaate toimetajad, mida tal on teile öelda? Mõtlesin, et küsin AI käest ka. Ja AI ütles siis, et mida siis esimesena teha siis, kui on sul intervjuu. Ja ta ütles mulle niimoodi, et esimene asi on kodutöö. Ja seda ma tahtsin teile kohe alguseks ka öelda, et ükskõik mis puhul, kas oled sa siinpool mikrofoni või teispool mikrofoni, kodutöö tuleb alati ära teha. Ma olen väga palju kordi kogenud seda, et olen see mina või Anu või keegi teine, mis sul viga, et sa ju teed seda umbes puusalt. Vannon teile siin ja praegu ma ei tee mitte kunagi midagi puusalt, sest ükski endast lugupidav inimene, kes peab lugu nendest inimestest, kelle eest ta seisab, ei tee midagi puusalt. Ükskõik kui väike on minu esinemine, on see täna siin 15 minutit või näiteks alles hiljuti elustiili auhindadel andsin auhinna, ütlesin 4 lauset, uskuge mind. Mu jalad värisesid, mu käed värisesid, ma harjutasin peeglis seda 4 lauset. Miks? Sest need inimesed ootasid oma auhinda ja minu ülesanne oli mängida see välja nii, et neil oleks põnev ja neil oleks suur rõõm. Nii et kodutöö on number 1 asi. Tehke ära oma kodutöö teemal, millest te räägite ja tehke ära ka kodutöö, kellega te räägite. Sellepärast, et tihtipeale on see meedia ju kõigile teada tuntud pahalane, eks ju, ja kõik ohivad ja ähivad ja ei taha. Ja midagi pole teha, temaga vahest tuleb rääkida. AI ütles teiseks asjaks mulle, et mis on väga oluline, kui sa lähed intervjuule või siis näiteks, kui sinuga tehakse intervjuu, naerata. Ja teate mida, kui mina tulin Ameerikas tagasi, ma olin 10 aastat ära. Anu, kas sa mäletad, saatsid mu teele, meil oli korralik räu. Seal ma siis need 10 aastat elasin. Tagasi tulin, läksime õllesummerile, on ju. Sul käis seelik üle pea, tutt väljas, muld rinnad vipakil, eks ole. Et nii see meie elu siin algas, aga see oli äge elu. Aga ühesõnaga see naeratus, selle naeratuse pärast olen ma nii palju elus peksa saanud. Küll oli mul vale hambad. Siis oli ma pidevalt laksu all. Ükski normaalne inimene nii palju ei naerata. Teate, naeratage ikkagi. Ükskõik, mis teile elus öeldakse, naeratage. Tänu selle naeratusele olen mina avanud küll endale absoluutselt kõik uksed siin maailmas. Ja ütlen ka teile, et isegi millalgi Meelis Lau ütles mulle, no kurat, Krista, kas keegi sulle kunagi ei ka ütleb? Ei ütle, sest kui sa ilusti räägid inimesega ja ilusti küsid, küll see jah ka sealt tuleb. Naeratus, naeratus, naeratus. Naised naeratage, ilus naine, kes naeratab, on kõige ilusam asi maailmas. Kolmandaks, mis siis on? Ma vaatan, mul on paber ka. Ma rääkisin teile, ma tegin ära kodutöö. Kolmas asi, see kõige hullem asi, mida ma tahtsin teile tegelikult täna väikese mõtte kaasa panna, on see. Kujutage nüüd ette, kui te olete kuskil, satute olema oma mingi lähedase, ma ei tea, kolleegiga või kellegi tuttavaga, liiga lähedalt lobisete, seal tuleb see pilt ja hakkavad tulema need kõned. Need neetud kõned sellel pahalt meedialt, me ju keegi ei taha taga rääkida, miks nad mind pommitavad. Ja mis teeb siis inimene automaatselt, kes ei taha vastata küsimusele, mida esitab meedia? Ta ütleb, ma ei kommenteeri. Ma arvan, te kõik olete seda juttu kuulnud, ma ei kommenteeri. Ütlen teile kohe, teate, mis juhtub, kui te ütlete, et te ei kommenteeri? Te annate kätte absoluutselt kõik võimalused, kirjutad see lugu välja täpselt sellisena, nagu meediale sobib. Ta kirjutab sinna, et te olite koos, te olete selle inimesega ammu juba koos ja ütleme seal kõrvalistuja nägi ka seda, et te isegi lausa suudlesite ja tegelikult on teil kodus 3 last, te elate seal Mustamäel ja kahjuks on ka teie mees viimasel ajal liikunud teises suunas. Järelikult on teil suhe, sest kui me teie käest seda küsisime, siis te ei kommenteerinud. Minu lihtne soovitus, kui vähegi võimalik, ärge kunagi tehke seda. Alati midagi öelge.
see ei ole igal juhul niimoodi, on olukordi, kus tõesti inimene ei pea rääkima või ei taha rääkida. Aga hoidke see nii-öelda vaenlane, kes võiks olla ka teie sõber sel hetkel, kui on väga kriitiline olukord endale lähedal. Sellepärast, et selle asemel öelda, ma ei kommenteeri, paluge tal saata seesama küsimus endale meili peale. Öelge, et te vastate järgmise poole tunni jooksul. Lugege läbi 10 korda see küsimus, mis nad esitasid ja andke sinna vastus, mis teile sobib. Palvega, et palun minu vastust mitte muutval kujul esitada täpselt nii, nagu ta siin on, ilma kontekstist välja võtmata. Nii tegelikult kindlustatute selle, et see, mida sa päriselt tahad täna öelda või ennast kaitsta või midagi, mis jõuaks inimesteni läbi sinu suu, saab ka lõpuks meediasse. Ja teiseks, kui te ise ei taha, siis alati on olemas ju advokat. Et selle häda saab lahendada ka nii, et annate oma sõnad üle sellele mehele, kes asjad siis üle võtab. Parem ärge suudelge oma töökaaslast, see on palju lihtsam elu. Aga kui see juhtub, pole hullu, kõik on lahendatav. Lõpuks on olemas ka muidugi sellised inimesed, kes ütlevad, et oi, et jube ajakiri, siis kui ma olin veel Kroonika peatoimetaja. Pidevalt, Anu teab seda omast elu 24. Oi, kui jube, ma ei kujuta ette, kuidas sa selle info said. Ma ei kujuta ette, et sellist asju üldse kirjutad. Nad kõik teavad. Uskuge mind, ükskõik mis nägu nad teevad, nad kõik teavad, et see lugu ilmub. Küsimus ongi selles, kuidas ta ilmub. Kas ta ilmub niimoodi, et mitte teil ei ole essugi öelda ja teil sõnagi ei ole antud. Või te räägite kaasa, teete koostööd ja natukenegi saate siis ütleme, kaitsta, hoida, vahetada, valida, võib-olla pealkirja, võib-olla sõna. Aga igal juhul te olete osaline selles, millest meedia hakkab rääkima. Ja lõpuks meedia ei ole halb, ta niikuinii teeb oma tööd ja teeb seda Eestis päris hästi. Nii et pööritada silmi pole mõtet. Mõtet on lihtsalt mõelda, kus te olete, mis te teete, kellega käite ja kellega suudlete. Mina olin Kroonika peatoimetaja siis, kui juhtus see košmaarne Eesti kõige kuulsam ajakiri, eks ole, kus meie proua Evelin Ilves suudles uhkel katusel ühte kaunist meest. Kõik oli šokis, oi, kuidas nii saab. Ja mis siis teha, ta oli nagu pressikonverentsil, ta tegi seda kaunis valguses. Taamal oli ilusti Tallinna vaade, no fantastiline pilt. Loll on see, kes pilti ei tee. Aga vastust neil ei tulnud ja mul jäi õigus siis seda kirjutada. Ma räägin teile, mis muga juhtus. Ma pärast seda läksin Santiago de Compostela teele. Tegin 240 kilomeetrit jala ja kuskil sel hetkel, kui me olime kuskil 100 kilomeetrit käinud, istusin ma kuskile baari, võtsin pokaali punast veini ja lihtsalt jalad olid nii väsinud. Istun seal ja minu kõrval on üks meesterahvas, me hakkame vestlema nagu ikka need matkajad kõik seal teel. Ja tema ütleb, et okei, kus sa siis pärit oled ja ma ütlen, ma olen Eestist ja ta ütleb, oh my god. Kuulge, teil on seal mingi hull, kes julges selle presidendi sinna kaanele panna. Et kuulge, ma ei tea, kes see selline oli, aga igal juhul tervitada teda minu poolt. Ma ütlesin, tere õhtust, see olen mina. Et tuli välja, et ta oli ÜRO presidendi nõunik. Siiamaani me saadame sünnipäevaks vestlusi, tervitusi ja soovime talle kõike head. Elagu need hetked, mis teevad olukorra selliseks, mis jääb eluks ajaks meelde. See lugu on mul alati kaasas. Mis siis veel ma tahaks teile öelda? Rääkides meediast. 3 A-d, mida olen endale kaasa võtnud ja mida minu sõbranna Monika mind on alati õpetanud meelde jätma iga kord, kui ma lavale lähen. Autentsus, ausus ja artistlikkus. Need 3 asja, kui sa võtad kokku ja teed ära selle etteaasta niimoodi, et sa mäletad, kes sa oled, sa ei unusta ära, sa räägid ausalt täpselt seda, nagu on juhtunud, sa ei keeruta, sa ei veeruta, sa ei ütle, ei kommenteeri, vaid lihtsalt oled. Ja kui sa natuke käega ka veel vehid, nii nagu seda mina teen, mul on isa grusiinlane, midagi pole teha, siis tegelikult tuleb lõpuks ka see aplaus. See on inimestele oluline. Kui sa lähed andma intervjuud, ole sina ise. Ükskõik kui keeruline või kui imelik see sel hetkel tundub, ole sina ise. Ütle seda, mida sa mõtled. Tunne seda, mida sa tunned ja siis tee oma suu lahti. Sest tegelikult sel hetkel, kui keegi sinu poole pöördub, ta ju küsib sinu enda kohta ja sinu teadmiste kohta. Ärge mitte kunagi kahelge selles, et see, mida sa tegelikult oskad, siis küll sa oskad. Ära räägi sellest, mida sa ei tea, räägi sellest, mida sa tunned. On see sinu äri, on see sinu isiklik külg, on see sinu mingid mõtted. Aga kui sa seda teed, tee seda südames, sest igaüks meist armastab seda, mis on päris. Ja igaüks meist tegelikult kuulab seda, kellel on päriselt midagi öelda. Ja võt selline autentsus, ausus, natuke artistlikust juurde on see, mis tegelikult toob aplausi. Ja lõpuks
ma tahaks teile öelda, et ärge muretsege, eksimine on täiesti inimlik. Räägin teile tõesti sündinud loo minu isiklikust elust. Olin Kroonika peatoimetusel hetkel, kui ma pidin olema Eesti muusika auhindade žüriis ja olin läinud ära Taisse reisile. See muidugi meenus mulle viimasel hetkel ja seetõttu ma pidin kirjutama sinna kirja. Ja väike mõte teile, soovitus, enne kui kirja kirjutage, vaadake, et teil ei oleks peal autokorrekt. Nimelt läks välja Eesti muusika auhindadel järgmine kiri. Tervist, ma väga vabandan ja annan teile teada, et ma sellel aastal ei saa osaleda Eesti muusika auhindade žürii töös, kuna kavatsen olla järgmised 2 nädalat täis. Lugupidamisega Krista Lensil. Ma ei kavatsenud olla täis, ma lihtsalt kavatsen olla täis, elagu autokorrekt. Igatahes naised, hoidke ennast, hoidke teineteist, olge ausad, olge ehedad. Ja uskuge mind, üks asi, ärge mitte kunagi neid kommentaare, kui te lõpuks oma suu olete lahti, ärge mitte kunagi neid lugege. Ja pidage meeles, et see, kes seal kommenteerib, kahjuks ei ole see naine sealt maalt või see joodik sealt külapoe juurest, vaid lihtsalt seesama keskmiselt kõrgema haridusega naine sinu kontorist. Vaadake enda ümber, pidage meeles, kes on teie sõbrad ja pidage meeles, kes olete teie ise. Aitäh teile!